nii, ega nalja ei ole. Nüüd tuleb lilli natukene ikka korjata. Tavaliselt ma korjan lõikelilled kas hommikul hästi vara või väga-väga hilja õhtul. Et praegu lihtsalt korjan siit mõned ära ja täna ma lähen pinginaabrile külla. Ja siis ta avas nii laheda riidepoe Tartu vanalinnas ja siis lähen viin talle natukene seda õie ilu. Et aga jah, kes ise korjavad et siis, ja kasvatavad, et siis ma soovitan alati hommikul vara või õhtulilja. Minu lemmiklilled on kõik need lilled, mida ma kasvatan. Väga tihti küsitakse, et no Marin, sul peab ikka olema mingi lemmiklill, et sul on nii palju siin erinevaid sorte ja siis ma alati ütlen neile, et teate, et igal lillel on mingi omapära, et mõni on hästi siuke tootlik, mõni annab nii-öelda ühe ilusa õievarre ja mõnel on väga lahe lehetekstuur, mõni lõhnab väga hästi, et neil on nagu erinevad omadused. Et ma ausalt ei oskakski justkui ühte välja tuua. Kõik nad on mul nii armsakesed. Vaatame, kas paneme siit veel midagi kihvti. Et jah, see lillede armastus tõesti on hästi-hästi kaua ikkagi minuga juba olnud. Et minu vanaema kasvatas ka juba 70 aastat tagasi siinsamas aias erinevaid lilli, lillhernest ja nelki ja krüsanteemi ja palju muud põnevat samuti. Ja ma mäletan lapsena, see minu lapsepõlve kodu, vanaema ja vanaisi elasid allkorrusel, meie siis pere elas üleval ja meil kogu aeg midagi õitses. Et see on ikkagi kustumatu jälje jätnud minule samamoodi, et kuidas see ilu ikkagi väga mõjutab meie sisemaailma ja mida see teeb. Ja ma arvan, et minul on täpselt sama, et mina tahaks ka inimesteni tuua seda ilu, seda headust, seda rõõmu, igapäevast väikest lillerõõmu ja seetõttu mina ka olen siis juba 3. põlve kasvataja. Ja habenelk selles mõttes on hästi kihvt, et tema vaasi iga on kuni 2 nädalat, oleneb mis vaasis lõigata. Ja tal on selline kihvt kerajas natukene õis, sobib kimpudesse väga hästi ja pinginaabrile ma viin lihtsalt siis vaasipanekuks. Tegelikult on siin oli vana köögivilja maa ja kuna väga-väga palju oli juurumbrohtusid sellel alal, siis sellel kevadel mina ja mu abikaasa tegelikult kaevasime ja mu ema aitas ka kogu selle ala, mis mul siin lillede all on. Mul on siin kuskil 1200 taime. Me selle ala kõik kaevasime käsitsi läbi ja eemaldasime juurumbrohud. Teisel juhul ma oleks, kui mul oleks siin olnud muruplats varem, siis ma oleks pannud lihtsalt papi alla, komposti peale ja vahekäikudesse siis lehtpuu hakke. Ja tegelikult praegu siin sai tehtud sellise süsteemiga, et me kaevasime maad ära. Me mõõtsime siis peenravahe 40 centimeetrit, peenar ise on 1,20 meetrit ja kasutasime seda sama mulda, mis siin oli. Ja nagu näha, on see väga hea muld, kõik taimed kasvavad ja siis samamoodi panime siis papi peenravahe käikudesse niimoodi kaarjalt ja siis täitsime ära lehepuu hakkega. Et siis on peenravahed on puhtad ja kuidagi mõnusam endal ka siin toimetada.
et see aed sai jah niimoodi loodud. Ja kui nüüd järgmisel aastal me nüüd mõtleme, et kas me nüüd laiendame siia etteotsa ka, teeme võib-olla sama suure ala, et siis kuna siin on korralik muru, et siis me siia proovime no dig ehk kaevamisvaba ala rajada, et vaatame siis, kuidas sellega läheb. Ja enne kui see pole tehtud, siis ei hakka midagi nii-öelda otsest lubama ja ütlema, et kõik kindlasti õnnestub, aga proovime. See kaar siin on nii-öelda, ma kutsun teda tegelikult portaaliks enda iluaeda või enda lõikelille aeda ja kevadel käisid siin pulmalille firma õed tegemas ühte vitspunutiste töötuba ja selle käigus ma palusin, et äkki me teeksime siia sellise hästi toreda kaare ja siit hakkab äkki järgmisel aastal on tal natukene jõudu rohkem elulõng, metsik elulõng valgete õitega ronima, et siis ta terve selle kaare siis katab vahvasti ära. Ja siin on veel üks kerakene, et selline disaini element tegime ka, et seal on mul ka üks hästi tore, kus elulõng on, et pärast võime sealt vaadata ka. Tegelikult, kui ma võrdlen lillepoe sortimenti, siis tegelikult väga tihti me ei leia sealt karvast päevakübarat või isegi harilikku pruudisõlge. Sealt hakkavad hübriidmonarda, õlelill, siis see on päris huvitav, see on Mehhiko päsmaslill. Argentiina raudürt, siis hästi paljud floristid ei ole näinud, see on mul siit juba kõik kimpudesse ära pandud, aga on Suvorovi parkjuur, et hästi efektne, ta hakkab juba vanaks minema siin osad, aga tal on päris kõrged ja hästi võimsad. Et võib-olla see on selline hästi põnev, mida võib-olla ei ole nähtud ja mis on tule vaata. Kas sa oled varem sellist õit näinud? Hurmeline tähtpea. Et eriti see tume on nagu lihtsalt imeline. Mul on alati liblikad, mesilased. Siin on tõesti avastamist väga-väga palju, et taaliatel ja lõhnaval neitsigummelil olid täid, aga kuna mina ei kasuta enda taimekaitsevahendeid üldse, siis mina tegin veepritsiga, pritsisin nad siit varre pealt maha ja siis käte vahel lihtsalt siis lömastasin neid natukene. Mul ei olnud suur foon ka, et ma sain niimoodi hakkama. Ja praegu on mul täiesti täivaba ala siin, et ei ole üldse neid. Et kui kogu aeg jälgida enda aeda, mina käin ikkagi, ma ei tea, 10 korda aias kindlasti ja ma teen sellist monitooringut kogu aeg, et vaatan, kuidas taime tervis on, kuidas nad kasvavad, kuidas õied, mis faasis korjata. Minu enese jaoks on väga-väga oluline see, et kui ma tulen siia lillede keskele, siis minul on, ma kohe tajun, et nendel taimedel on tervendav mõju minule ja mu lastele meeldib siin olla ja kõik külalised või sõbrad, kes mul siin käivad, ma näen, et nendel ka kuidagi närvisüsteem rahuneb,
nad nuusutavad siin seda lillelõhna ja taimedel kindlasti on see müstiline jõud ja müstiline vägi ja et me ei unustaks seda. Lillede sees olemine tegelikult ongi lilleteraapia, taimeteraapia ja seda on tegelikult päris palju juba uuritud ja sellest on väga toredaid raamatuid, eriti närvisüsteemi ta rahustab, hingamine läheb rahulikumaks, vererõhk langeb ja kogu see ilu lihtsalt silmade kaudu ja iga meie meelte kaudu jõuab tegelikult see informatsioon meie kehasse ja keha saab rahuneda. Lilledega saab teha väga põnevaid asju. Lähme vaatame. Nii, nüüd me oleme siin kasvuhoones, siin on väga kuum, nii et kui ma olen täiesti punaseks näost, siis te teate, et siin on tõesti kuum. Siin on siis mõned näited mul, et mida põnevat saab teha kuivatatud lilledega. Et need võivad olla püsililled, need võivad olla üheaastased lõikelilled ja siin on mul isegi üks kaart tehtud, et kuivatasin siis raamatu vahel ja see on mul nüüd valguse käes olnud, et on natukene pleekinud, aga lihtsalt kui toredaid kinkekaarte saab ka teha kuivatatud lilledest pressitud. Nii, ja siin on siis mul eelmise aasta kuivatatud lilled, et kui huvitav valik ja te saate teha kaarte, te võite teha erinevaid, mis iganes asju teil tuleb endale mõttesse nendest kuivatatud lilledest. Ja siin on näha üks seina, selline pilt, mida saab seina panna. Ja siin on siis erinevad sellised, ma näitan, tugevam papp. Mina sain need katsetamiseks täiesti tasuta mõned Haapsalust ja lõikas mul tädi kohe välja selle kahepoolse teibi või liimi saab siia vahele panna ja siia saate ka näiteks kuivatada lilled ära ja panna siis tuppa seina või kinkimiseks, et siin on nagu erinevaid värve, ma näitan teile, et mis värvid siin on põnevad. Nii, näiteks selline, vaadake kui lahe, et ise te saate otsustada, et mis tausta te tahate. Et selline tore mõte ja siin on mul vist üks selline toon ka veel. Vastavalt lille värvile? Vastavalt lille värvile, jah. Ma liimin PVA liimiga ja siin on selline nipp ka, mul praegu käepärast ei ole pintslit, aga mina soovitan PVA liimi panna kuskile kas taldriku peale ja pintsliga siis hästi natukene panna siia nii varrele kui õiele õrnalt ja siis saate kas käega, kui käed on puhtad või siis salvrätiga siis lükata selle nii-öelda oma pildi peale või kus te siis soovite seda kunsti teha. Ja üks võimalus on veel tegelikult. Saate kuivatada ka liiva sees. Et need on mul ka eelmise aasta katsetused. Et see on niimoodi, et kui te võtate nüüd õie, mida te tahate kuivatada, et oletame, et see on värske õis, siis võtate karbi, panete siia liiva ja liiv peab olema see poest ostetud, mis ei ole märg ja kus ei ole väga suuri tükke, see suured kivitükid võivad õisi kahjustada. Panete siis liiva siia, siis panete need õied, oletame, et need on värsked, eks ju, panete siis siia ja kallate tasakesti liiva uuesti peale ja siis panete seisma ja 2-3 nädalaga on need ilusasti ära kuivanud ja ta säilitab väga hästi õie värvi liiv. Et sa teed pärgasid ka siis või? Ja pärgasid ka ja see on ka nüüd mulle äkki isegi 2 aastat vana. Tal värv aja jooksul natukene pehmeneb ja tuhmub. Et kui ma ta värskena tegin ka kuivatatud lilledest ja siin on hästi palju kasutatud mul metsamaterjali, et siis on ta nagu erksam, aga mulle meeldib ta nii ka. Ja siis, kui te tahate kuivatada, siis kuivatada annab tegelikult see, siin on mul õlelill, siin on moonikuprad, mida
vahvasti kimpu panna, siis siin on siilikübar. Siilikübara need õie siis südamikud, et õis on õie kroonlehed on ära võetud ümbert. Siis siin on ürt punanupp, lauk, siis on kipslill, siis on see hortensia ja tegelikult tõesti väga paljusid lõikelilli saab kuivatada, et neid ideid on tõesti palju, mida saate siis ise katsetada. Minu onu, kes on meil siis naaber sealtpoolt ja minu ema põhimõtteliselt toimetavad selle kasvuhoonega, siis mina ei ole sekkunud üldse nende tegemistesse, et ainult nopin vilju. Nii et lillede jaoks sul ei ole kasvuhoonet? Lillede jaoks ei ole kasvuhoonet, jah. Et tulbid ma olen nüüd 2 aastat kasvatanud, et esimesel aastal panin siia umbes 1000 sibulat maha. Sellel aastal kasvasid nad mul siin need 1000 tükki. Ja siis nad enne ma siis, kui kurgid siia tulevad, ma siis võtsin sibulad ülesse. Ja mis ma tahtsin öelda on see, et kunagi oli sellel alal umbes 100 lavakasti. Ehk siis üks lavakast on siis 1, 2, 3, 4, 5 on nagu ühes plokis ja neid oli siis päris palju. Ja selle musta kile all ka, me hoiame seda musta kile lihtsalt, et seda umbrofooni natukene hoida mõistlikuna, aga tegelikult siin all on tulbisibulad, nartsissisibulad ja märtsikellukesed. Ja see süsteem on nüüd niimoodi, et minu arust tavaliselt on veebruar see kuu, kus siis lavakastidest me võtame kõik lume ära, teeme need käigurajad puhtaks, paneme siis lavale klaasid peale ja siis roomatid peale, need hoiavad sooja ja roomatid siis on veel minu vanaisa tehtud ja mis on nagu eriti lahedad näevad välja, et ma siit võin natukene näidata, et need tulevad siis täpselt klaasile peale, need tuleb igal hommikul ära võtta ja õhtul uuesti peale panna. Ja märtsikellukesed on naistepäevaks meil olemas ehk 8. märtsiks. Et ümbruses võib olla kõik lumi, aga siin juba lilled õitsevad. Et see on väga-väga tore. Et lapsena ma olen väga palju neid matte pannud peale ja ära võtnud. Ja et see on selline väike traditsioon, mida siis jätkata. Siin on minu vanaema Linda ja see on seesama koht Aardavälja tänav Tartus ja siin on näha lavakastid. Lavakastidel on klaasid peas, mis hoiavad siis sooja ja siia käivad veel peale nii-öelda need matid. Siin on mul seesama aed. Ja see on hästi lahe pilt. Siin on mina, mu õde, mu onupoeg ja kõik meil õitses. Kogu aeg kõik õitses. Et siin on vanaema ka lillede sees. Ja siin on näha, kuidas vanasti siis oli siin 100 lavakasti ja kasvuhooneid mitu tükki. Ja siin on mul onu, kes on siis naaber. Tema aitas ka siis minu vanamat ja vanaisad nii lilledega kui köögivilledega. Ja see minu vanaema ema, juba tema toimetas. Ja siin on näha need roomatid, mis siis lähevad peale lavakasti klaasile, mis hoiavad siis sooja. Nii ja siin on mul vanaema Linda, siis nii lahe, meil on samal päeval sünnipäev 4. november ja tema siis kimbutab lillherneid siin. Ja siin on veel mõned, siin on mul vanaisa, siin on mul ema ja siin on ka siis näha nende tööpõli. Minu lugu algab tegelikult päris ammu, kui ma pärast gümnaasiumi lõpetamist läksin siis Maaülikooli õppima ja lõpetasin ära, mul on bakalaureusekraad siis iluaianduses. Ja siis mingi hetk ma kasutasin päris palju poeseemneid ja mõtlesin, et no, mul ei mädane, ei idane, nii väike protsent tuleb ülesse taimi ja ma kuidagi tundsin, et ma ei oska ja ma ei tea ja ma ei saa hakkama. Ja siis ma ei mäleta täpselt, kas 7 või 8 aastat ma ei võtnud ühtegi seemnepaki kätte ka. Ja siis nüüdseks siis
kas 5 aastat tagasi, võis olla või natukene isegi rohkem nüüd jah. Ma nägin Instagramis üks Kaisa, tervitused Kaisale. Kaisa kasvatas Viljandi lähistel enda poe jaoks lõikelilli ja siis mul oli nagu, ma tahan seda teha ja mul uuesti tekkis nagu selline sisemine ärkamine või sisemine rõõm või selline, see on minu tee. Ja sealt edasi läks hästi kiiresti, ma võtsin Kaisaga ühendust, ma kirjutasin talle, ta andis mulle väga palju nõu alguses. Esimesed 2 aastat ma tellisin Hollandist beebitaimed, aga viimased aastad ma kasvatan nüüd kõik taimed seemnest ise. Ja esimestel aastatel ma ainult tegin kimpe müügiks tulbist. Ülejäänud siis saak, mis põllult tuli, need ma siis müütasin Viljandis olevasse lillepoodi. Ja nüüd teine aasta ma olen siis siin Tartus ja praegu on siis teine hooaeg, kus ma siis teen dekoratsioone, pulmasid ja kimpe täpselt samamoodi. Ja mina ei ole siis floristikat õppinud, vaid minul on see kõik selline sisemine mäng, lust, lõbu, fantaasia. Mul ei ole mingeid reegleid, ma ei ole endale pannud eriti reegleid ja mulle just meeldib niimoodi. Lille-Ernest lõõnab ikka nii hästi. Ja minu käest on küsitud ka, et Mariin, et mina tahaks ka ikkagi natukene endale kasvatada lõikelilli, et kus ma siis alustama pean. Ja siis ma alati ütlen, et kõige tähtsam on kvaliteetne seeme ja siis juba tulevad mingid muud jutud juurde. Ja tegelikult on see, et kõik inimesed saavad lillede kasvatamisega hakkama, absoluutselt kõik. Lihtsalt ma kuidagi tahakski inspireerida või innustada naisi või kas või koduseid emasid, sest ma ise olen ka kodune. Et kõige pisem 5 on mul nüüd, saabki augustis aastaseks ja ma kuidagi tundsin, et ma soovin lisasissetulekut laste kõrvalt ja ma teadsin, et ma tahaks olla enda lastega päris kaua kodus, enne kui ma nad lasteaeda panen. Ja mis tähendab seda, et ma kuidagi tundsin, et ma tahaks oma perega veel koos olla ja siis ühesõnaga see lõikelille mõte tundus hästi-hästi inspireeriv ja seepärast ma tahakski kuidagi kõikidele naistele ja ka meestele, kellele ilu ja lilled ja selline kimbutamine ja kasvatamine meeldib, et see võib olla väga-väga hea sissetulek. Kas või alguses hakkate sõpradele tegema, siis juba küsite, et äkki keegi lillepoest sooviks osta lõikelilli ja siis saate võib-olla enda Instagrami konto teha, kuidagi jagada seda, et teist teatakse rohkem ja saate juba siis võib-olla ettevõtte luua endale ja või siis ainult mõni naine ju soovib, et tal oleks näiteks 1. septembriks oma lapse kooliminekuks, oleks tal kas või väike peenrake meeter korda meeter, ta saab kasvatada kas või 20 taime endale sinna. Nii tore koos lapsega noppida need õied sealt peenrast, kimpu seada ja õpetajatele viia näiteks. Et see on nii tore mõte kasvatada kas või pisikesel alal endale lõikelilli ja mina juhendan ka, mul on Facebookis grupp seemnest kimbuni, kus ma siis poole aasta jooksul huvilisi juhendan, et kuidas siis kasvatada seemnest kuni kimpude tegemiseni ja kuni lillede kuivatamiseni ja kõik, mis sinna vahepeale jääb.
ja olen olemas ja juhendan ja annan nõu ja hoian nii-öelda kätt, sest mina omal ajal tundsin, et minul ei olnud seda inimest, kes annaks mulle nõu, kui ma ülikoolis õppisin ja kes kuidagi suunaks mind ja aitaks edasi. Ja nüüd ma soovin nii-öelda teistele huvilistele anda seda tagasi. Tulime siia villu, sest nii palav on. Ja tahtsin öelda, et juba sellest reedest ehk siis 7. augustil on esimene müügipäev ja kogusime kokku 9 kasvatajat, kes siis on Lõuna-Eestis ja tegime kõik koos, andsid oma panuse. Aitäh kõikidele, et tuua selline üritus või selline nagu kogukond, mille nimi on siis Väli, mis siis tähendab sellised väiketalunikud, kes siis kasvatavad ise lõikelilli ehk siis seemnest kuni õieni, et me ei osta sisse Hollandist beebitaimi ja ei müüta neid lõikevarsi, vaid ise kasvatame seemnest kuni õieni. Ja alati on 2 kasvatajat korraga, et siis on selline külg-külje tunne olemas, et saame hakkama ja meie eesmärk on siis kohalik nii-öelda üllatada positiivselt, kui kihvt sortiment meil on, kui toredaid lõikelilli saab kasvatada Eestis. Nad säilivad kenasti, kui õigesti hooldada ja ma olen nii rõõmus, et see idee on jõudnud juba nii paljude inimesteni, et tulge kindlasti, öelge meile tere, kui te meid näete reedel ja laupäeval ja tulge ajame juttu ja kuidas me neid lilli kasvatame, et see oleks nii tore. Ja meiega te saate siis kohtuda igal reedel ja laupäeval ja siis on veel mingid eraldi päevad, näiteks mis ei ole reeded ja laupäevad, on näiteks 31. august, on 1. september ja siis 13. september, see on vanavanemate päev. Ja mis minu jaoks on võib-olla eriti oluline, mu perekonnanimi ka Roosi ja nii ilusad roosid siin, et inimesed, teeme koos tööd. Ma poleks mitte iialgi üksinda ei tahtnud seda Väli ja kõike seda organiseerimist enda peale võtta ja sellepärast ongi nii hea, kui meil on nende ideedega on terve nii-öelda meeskond naisi, kes kõik aitavad, keegi aitab plakatiga, keegi aitab linnavalitsusega suhelda, keegi aitab, ma ei tea, mingi harkjalaga, kuidas seda värvida ja kuidas seda panna, keegi teeb Facebooki evendi reklaami, et me kõik oleme kuidagi koos ja seda jõudu, ma lihtsalt, see on nii suur jõud meil taga, nii et ma absoluutselt kõike tänan, kes te seal olete ja me kõik oleme selles asjas sees ja asja osalised ja soovime lihtsalt seda ilusat lilleilu, mis toob nii palju rõõmu tuua kõikide inimesteni. Nii et leidke enda kohalik kasvataja ja ma arvan, et see toob kõikidele osapooltele lihtsalt nii palju rõõmu. Aitäh!